Ilusat juunikuu päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja minuga on taas Toomas oma põnevate seikluste ja uudistega, nii et annan jälle sõna sulle kohe, ei hakka pikalt lobisema. Tere, Toomas, edukalt lastekaitsepäeva üle elanud. Mina olen ka oma ema laps, eks ju. Aga jah, vikerkaare lippu ei käinud lehvitamas. Igaks juhuks niimoodi. Ja tahtsin täna rääkida sellist, ma saan jah rääkida ainult neid asju, mis on minuga endaga juhtunud või informatsiooni, mida ma julgen nagu edasi anda. Ja üks selline asi, mis minuga vahepeal juhtus, oli see, et ma käisin naagide juures. On selline iidne rass, kellest väga palju juttu ei ole olnud. Ja nad näevad välja, nii-öelda ülakeha on inimese oma ja alakeha on mao oma. See on nende tavaline seisund. Nad on väga targad, nad on väga vanad ja väga osavad. Ja nad võivad tulla ka sinu juurde täiesti inimese kujul, elada maa peal, abielluda, ma ei tea, saada lapsi ja kõik justkui, eks ju. Aga tegelikult on ta ikkagi nagi. Ja neil on siis selle inimese keha taga on selline nagu kaar, kus kohas paiknevad siis erinevad maopead. Ja seal on mingi staatussümbol ja niisugune, ma kõiki täpselt ei nüüd tea. Mul tuli pilt ette ja kellest sa räägid, Ja ma lugesin nendest ja siis, kuidas neid seal, ühesõnaga, kaks õde omavahel, ma ei tea, üks tegi teise orjaks ja ma ei tea, seal oli nagu ei olnud väga lõbus lugu, eks ju. Ja siis osa nendest nagidest kuidagi reedeti, need, kes ei olnud nõus selle vandenõuga kaasa minema, nad olid sunnitud siis nii-öelda surmaähvardusel minema maa alla, elama seal kuskil koobastes. No, seal ei ole neil mitte midagi viga. Ja neil on seal, nagu ka teistel kõrgtsivilisatsioonidel, oma tehnika, oma päike, oma elu ja nii edasi, nii edasi. Kõik on hästi neil tegelikult. Ja mina pudenesin neile sinna sisse. Neil olid kõik suu lahti, oot, mis toimub, eks ju, kuidas see võimalik on ja nii edasi. Ma ütlesin, et näed, jälle, ma tulen rahus teie juurde, lihtsalt tulen teid vaatama. Magic, jah. Ja siis ütles, ei, kõik oli väga rahulik, keegi ei üritanud mingi oraga sorkida või ära tappa või midagi. Ja jutt oli väga, mitte väga pikk, aga jah, selline hästi nagu sõbralik ja see ütleb, et tead, et ma ütlesin, mina lihtsalt tulen teile külla, vaatama, kuidas te siin elate ja mis te siin teete ja lihtsalt pakub huvi mulle see asi. Ta hakkab minuga rääkima, ma ei tea, kes seal oli, mis staatusest või ühesõnaga ütleb, et vaata, tead, sihuke lugu on, et me ei saa sind nagu tagasi lasta, sinna, kus sa tuled, maa peale. Ma ütlesin, et ma ei tea, et vaata, kui sina mulle külla tuled, siis mina küll ei kavatse sind kinni hoida seal. Ja aga ikkagi, siis ütles, et okei, et astu edasi, hakkasime edasi minema. Ma tunnen, mul on selja taga, vaatan nagu üle õla juba vaikselt poogitakse mulle mingit madu siia selja peale, eks ju. Mõtlesin, selge, et siis varsti käib transformatsioon ja siis ma võib-olla tõesti ei saagi enam minema siit. Ühesõnaga, ma tulin ruttu ära sealt ilma igasuguste madudeta. Ma saan aru, nad on seal peidus, nad ei kommunikeeru maa elanikega ja nii edasi. Võib-olla kellegi teiste nagidega võib-olla, aga ma ei jõudnudki ju sinnamaani. Et tuli enne ära tulla, aga kogemus oli päris huvitav ja see maailm, kus nad muidugi elavad, AI joonistab siukseid pilte meile. Mingisugused tuled, kuskil keegi lendab seal, ühesõnaga kõrgtsivilisatsioon, ütleme nii. Ja sellega jah, kahjuks asi lõppes, ma oleks muidugi hea meelega veel küsinud nende käest ühte, teist ja kolmandat ja kuidas nemad suhtuvad lastekaitsepäeva ja muud siukest põnevat, eks ju. Aga ei jõudnudki sinnamaale. Ja teine selline, minu jaoks pigem ma seal nagu
osalesin kui vaatleja, ma ise midagi ei teinud seal, siis on üks niisugune grupp halbu inimesi, noh, neid jätkub siin maa peal ju piisavalt, eks ju, aga on niisugune spetsiifiline grupp inimesi, kes tegeleb sellega, et nad teevad teistele halba lihtsalt. Eestis noh, ka, neil on töö. Ah, ja Eestis ka. Eestis ka sellised ja lihtsalt teevad halba inimestele ja noh, töö on see ikka, eks ju. ja äh, galaktilises nõukogus, mille liige ma ei ole, ma lihtsalt läksin kaasa ühe teise inimesega, võeti vastu otsus, et nad ei saa meie tasandil enam tegutseda, nad ei tohigi siin tegutseda. ja selle galaktilise föderatsiooni või mis föderatsiooni, galaktilise nõukogu esindaja siis kutsus need välja, need inimesed, olendid, nende ülemused, kes neid kureerivad seal ja nii edasi. Ja rahvast tuli ikka päris kõvasti kokku. See ei olnud nagu mingi koht, vaid see oli nagu platvorm selline. See oli suur, tohutu selline, see oli kõik täis neid olendeid ja inimesi ja nii edasi. Ja siis ta luges ette galaktilise nõukogu otsuse. noh, seal oli muuhulgas ka sarvikuid, teemoneid ja muid selliseid turvalisi olendeid. ja siis jah, tegi teatavaks, et nüüd praegu enam siin ei toimu midagi ja ülemused, noh, kes on nagu intelligentsemad, targemad, need said kohe asjale pihta ja läksid minema teise madalamasse, kuhugi madalamasse sagedusse ja seal tegutsevad edasi, eks ju. Siis suurem osa, kes, noh, ma nägin nagu pärast seda otsust tekkis niisugune mingi kuidagi nagu, kas nagu vaakum või mingi, noh, jõuab kohale või ei jõua kohale, eks ju. siis hakkasid need olendid ja inimesed ära minema ja paljudele tuli nende vaim nagu järele. mitte mingi ingel ei lenda seal, vaid nende vaim. ühesõnaga vaim, jumalik olend, eks ju. mina näen neid tavaliselt, nad on niisugust sinakat värvi. ja sinnamaani oli nende kontakt nii-öelda vaimuga isoleeritud, aga praegu see avanes. ma pakun välja, noh, nii palju, kui mina nägin, ma ei saa spekuleerida natuke, aga natuke spekuleerin, et umbes 60% sai oma vaimuga uuesti kontakti. ehk siis nad, noh, kuidas öelda, kuidas me võiks nimetada, läksid ümberõppele. Mhm. osad surid ära koha peal. Neid ei olnud palju, aga jäid maha sinna, jah. ja siis osad, kes ei saanud vist aru, ei jõudnud kohale, nad läksid kuidagi nagu sellises nagu natuke tuikudes minema seal. et niisugune kogemus oli, et vaatame, mis edasi saab. see on väga hea uudis tegelikult. jah, mõnes mõttes küll, jah. et noh, nagu igas sellises inimgrupis on need, kes saavad aru, et noh, nüüd tuleb midagi muud teha, eks ju, osad ei saa mitte millestki aru, osad saavad aru, aga jätkavad nagu niimoodi viskudes ambrasuurile, kuidas seal oli. mõned viskuvad ka tühjale ambrasuurile eks siis, kuidas keegi oskab, eks. ja, aga igal juhul paljudel inimestel läks, mitte üksi Eestis, vaid ka mujal läks olukord kergemaks, sellepärast et neile ei tehta halba enam. ja et selline kogemus minul, et igal juhul suurepärane minu meelest. jah, minu meelest ka. jah, võit on valguse poolel. järjekordne näide. jah, enam. et see oli nagu noh, ma tean, ma ei ole jällegi osalenud, aga ma teadsin, et noh, seda on tehtud ka varem mingil moel natukene seal. nii, see puudutas isegi eelmine kord, see puudutas isegi šamaane, noh, kes on kuskil komistanud ja läinud valele poolele üle, eks ju. noh, juhtub, eks. aga praegust noh, rahvast oli nii palju, ma seisin seal eemal, noh, selline ikka laulupidu oli seal. et ma tõesti ei tunnistanud, on seal šamaane või seal ei ole neid või ma ei tea, tõesti ei näinud.
aga selline asi juhtus jah, nii et selline uudis tänaseks. Väga hea. Nii Ja, et tänud sulle, Toomas, neid uudiseid vahendamast ja neid ja, uudiseid ka läbi elamast. Nii et ja, kohtumiseni järgmisel korral. ja mitte varem, mitte Jah, varem. mitte varem. Kohtumiseni. Kõike head. Kõike head.